Räägime tervisest. Veenilaiendite probleem on üsna levinud tervisemure, kuid abi on täiesti olemas. Doktor Põder, millised on ravivariandid? Kaasaegses veenikliinikus on võimalik ravida inimesi miniinvasiivselt. Ehk mis see tähendab siis seda, et me puudutame inimest väikese augu kaudu, me ei opereeri inimest lahti ja me suleme haiged veenid ehk veenilaiendid spetsiifiliselt ultraheli kontrolli. Veene on inimesel palju, veresooni 10 000 kilomeetrit, aga põhimõtteliselt on võimalik ülitäpselt vaadata, kus kohas on klapi puudulikkus ja kus kohas see haigus saab alguse. Me vaatame ultraheliga täpselt üle, kus kohas see haigus on ja vastavalt sellele siis ütleme nõndanimetatud kaardistamisele määrame siis patsiendile spetsiifilise individuaalse operatsiooniplaani. Metoodikaid on erinevaid, oma olemuselt me võime sulgeda veeni seespoolt laseriga, me võime sulgeda seespoolt raadiosagedusliku ablatsiooniga, me võime ka veeni liimida, me võime teha skleroteraapiat, aga see väga sõltub sellest kohas, kus kohas on haigus ja millised on siis haiguse, suurusjärgud. Iveta, mis on teid siia toonud? Mul on istuv töö ja jalad on turses ja valutavad ja otsustasin, et teen uuringu jalgadele. Kust algab veenilaiendite haigus või siis esteetiline probleem? Põhimõtteliselt veenilaiendid ongi haigus. Ainult mõtleme seda, mida me naha peal näeme, et väikseid pisikesi ämblikveene näiteks ja arvame, et see on iluprobleem. Aga tegelikult veenihaigus võib olla väga tõsine haigus oma terviseprobleemidega, riskidega, tromboosidega, haavandiga lõpuks. Veenihaigus muutub tõsiseks siis, kui tekivad silmnähtavalt suuremad veenikomud. Kui jalgadel tekib turses, seda, et suure tõenäosusega, kui see on nüüd seotud veenihaigusega, siis on juba korralikud või tõsised klapid on puudulikud pindmises veenisüsteemis. Kui tekivad sääre osa peale või sääre alumisse ossa tekivad nahamuutused, nahk hakkab pruuniks muutuma ja ta tekib niisuguseks tugevamaks, muutub nagu puituma hakkab, öeldakse ilumärkides, siis see tähendab seda, et haigus on jõudnud juba sellisesse staadiumisse, et varsti võib tekkida krooniline venoosne haavand. Selleks, et täpselt aru saada, et kui kaugel on veenihaigus arenenud või veenilaiendid, mida me silmaga näeme, on vaja kindlasti teha konsultatsioon spetsialisti juures. See konsultatsioon tähendab ka ultraheli uuringud, kus täpselt kaardistatakse veenid üle, vaadatakse, kui kaugele see haigus on arenenud. Kui te soovite vältida tõelisi terviseriske, siis kutsume teid kontrollima oma jalgade veresooni Eesti veeniravikliinikusse, mis asub aadressil Raua 32 Tallinnas. Meilt saate abi.